siuke ülesanne siis. Et siuke säästuprogramm on täna. Kodutöö saad siit selle sama ülesande seest. Muidu lihtsalt kõik need ülesanded, mis siin on liiga suured. Et te lahendate jälle nädal aega neid muidu. Ok või? Ok. Nii, mis siin on 3 sirget. Nendega tegema midagi jälle. Midagi taolist oleme teinud enne ka tegelikult ju. Ei või? Jah, võimalik. Suhteliselt tuttavad asjad. Mis lehekülg see on? Lehekülg 129. Thanks. Ma ei saa, kuidas selle keelekoos nii palju 9 ikka on, aga nagu 10 on nii vähe kohti lihtsalt. See on riiklikult paika pandud, kui suured klassid olla võivad. Nad ei saa seda muuta. Ja noh see, et mis võimekusega kool saab õpilasi vastu võtta, see on ka paika pandud. Näiteks, et keile ei saa 1 miljon õpilast vastu võtta. Ja no seda küll jaa, aga nagu kui nüüd... Aga 500 000 võiks. Ei, aga nagu 9. klassis on 5 erinevat klassi ja siis nagu need on nii palju ja mingi üle 100 ja siis ütlevad, et sorry, me võtame ainult pooled nagu keelasse, nagu 10 sisse. Dick move too. No enamik niikuinii ei taha ju. No, umbes pooled ei tahagi ju, tahavad minna kuskile kutsekasse või tähendab, ei ole valmiski gümnaasiumiks. No seda ka jaa, aga nagu paljud on just see, et kas keila või siis nagu kutsekas. Jumaa, küll. No oleks ma targem on, oleks läinud ka kutsekasse ise. Ma ei tea, kutsekas on siuke seltskond, ma ei tea, siuke... No kui sul leiab, mis õppida tahad, siis nagu kohvurit. Parmud, aga saad sealt mingisuguse ametigi kas või, ülikooli kõrvalt midagi tehagi kas või, sest mul ei olnud seda varianti. Tegin siin igast lollusi. Ei viitsi Hessis töötada kogu aeg. See on mingi bullshit. Okei, sirge S võrrandi, kuidas me saame, meil on punkt ja sihivektor. Võrrand, siis me saame selle, need X miinus X1 õige. Neid pead une pealt teadma. Tead juba või? Mitte väga. Ma hakkan teile suvel helistama, sest ma pead hakkan küsima nüüd. Hakkan septembrisse hindeid panema juba. Kui ma nüüd Eestisse jään, ma ei teagi, mis ma sellest uurimustööst nüüd saab. Sa saad ju veel valida, sul on teemasid. Ei, mul on valitud. Ja siis ma mõtlesin vahepeal, et äkki ma vahetan Katiga ära, vaata. Okay. Aga ma ei tea. Vahepeal mõtlesin uurimisfirma. Selle firma peale. Õpilasfirma peale. Ikka. Ma kuidas me... Jah. Aga ei, jah. Lätkame. Kuidas me normaalvektori kaudu saame võrrandi? Korrutame. Keda me korrutame? Normaalselt. Normaalvektor andis need koordinaadid siia, mäletad või? Normaalkujul sirge võrrand. Nii, aga seda C-d ma ei tea, miks. Sest me peame selle punkti B siia asendama siia nüüd siia võrrandisse siia. Ja määrama selle C. X ja Y asemele paned siis vastavalt 2 ja 8.
6 pluss 8 peale 14 või? miinus tuleb. jah, viid üle on miinus. ehk see võrrand tõh on siis selline. noh, viime ta siis sellele järgmisele üldkujule, mis oleks siis nii, et Y-i avaldad siit. Siuke värk. nii, ja sirge V-ga on sama lugu. meile on antud see normaal vektoor on antud. C on vaja leida. nii, see läbib nüüd punkti 5 ja -1, see on siis 5 pluss 4 korda -1 pluss C võrdub 0. nii, ja leiad siit imekähku selle C ja mis see C on? C on täpselt nii palju kui -1. on või? ei, aga 5 korda 4 on -4. 5 pluss 4. Jah. tähendab 5 pluss -4. on 1 ju, ei või? Jah. nüüd hommikul oli veel. nüüd ma ei tea, tuleb kuhugi helistada, küsida. nii, viid üle on -1. see võrrand on siis selline. võrdub 0. esimene punkt oli, et leia sirge võrrandid ja joonesta. noh, siis on vaja sirge S ka viia sellele huvitavamale kujule. no tegelikult ei pea. okei, teeme nii, et me ei vii seekord, oleme rebelid. seda ka ei vii. teeme sellise. noh, me ei tea, kuidas nad teineteise suhtes asetsevad. okei, siis natuke peab arvutama ikkagi. et näiteks leiame iga sirge kohta siis, kus kohas ta lõikab X ja kus kohas ta lõikab Y telge. et teed selle tabeli, paned siia diagonaalidesse nullid. nii, kui sirge S-i vaatad, nüüd paned X-i asemele nulli siia. siia paned nulli. sul jääb siis, et 7/3 võrdub Y miinus 2 jagada 2-ga. oskad seda peast Y-t leida või? vist ei oska. ära jama nüüd, Joosep. miks? ole nüüd tasemel. ma püüan. magad või? -6. no näitame su nägu Eesti riigile ka. lehvita oma YouTube'i fännidele. nii. Y on siis, mis ta on? 6 viin üle 20. Y on 23. filmid hetkel või? keda? seda? mind, jah. jah. mul on Joosepi nägu siin. jah, niimoodi. nüüd, kui ma panen Y asemele nulli siia, siis juhtub, et siia jääb -1. no kas me oskame pakkuda mingit X-i, et siia vasakule poole tuleks ka -1. no see peab, lugeja peab olema -3. näiteks paneme siia siis -10 või? siis peaks tulema Y0. on või? Y asemel pead nulli on -2 jagada 2-ga -1, jah, ja siis -10 pluss 7 on -3 jagad 3-ga -1. nii, S-i tabel on tehtud. Tõhhi tabel. Tõhhi tabel. ka teeme diagonaaltabeli siis.
nii, kui X on 0, kus see tõh on? Tõh on see, jah. See on tõh. X on 0, siis Y on 14. Ja kui Y on 0, viid selle üle, see on siis 14 kolmandikku. No peaks panema ligi kaudu, kui suured arvud need on. Ligi kaudu on need sellised arvud. 4,7. Palju 20 kolmandikku on, võiks peast ka teha, aga 6,7. Okei, ja siis veel see V. Teeme siin ka diagonaalid siis. Diagonaali paned nullid. Nii. X on 0, siis Y on 1/4. Üks neljandik on normaalne, vist on. Ja kui Y on 0, siis X on 1. Selline tore lugu siis. Siis Y telg peab olema, või X telg peab olema -10-st 5-ni. -10-st 5-ni. Kas täna on hea päev või halb päev? hea. Kurat, mis siis? siis on vaja täpsem joonis teha. ei, siis on halb. ma ei tea, ma olen šokt. Šokk. Sest et no nende inimeste peaks sisse said ja kes ei saanud. No. no vahel võidad, vahel kaotad. No osad võib-olla need ei tahtnudki või need on seal, sa tead neid nimesid, kes tahtsid, aga ei saanud või? Jaa. Aga olid neil hinded, siis oli keskmine 3,8 või? Jaa, kõik oli hästi. Siis ei mahu lihtsalt, noh. Ei, nagu, see on siit kurb, sest ma tean, kuidas nad nagu nii väga nagu lootsid ja arvasid saavad ja tahtsid ja siis nagu, jah. Tore ju. mul oli ka klassivend ju. Kevin. Madis ikka teab Kevin. Milline Kevin? noh, tal oli ka ainuke valik oli ju Keila. ja ta ei saanud sisse. Mis Kevin? Agala. Hagala või? jah. Hagala on puha üheline ju, ta ei, kus ta siis oleks saanud? no vot, ma ei tea. Tal ei olnud väga head hinded. Mata sai ju vaevu, tegi ära. Maita eksamil ta siis piketas. jäi vahele. Jah. ka muidugi. Ja igast lollusi on see Agala teinud. jah. Mis siis teha? Y on ainult positiivne täna. 7 teed pooleks palju saad? 3,5 või? Äkki saab. Okei, sirge S, mis ta siis on? 0 ja 6,7. Kus see asub? Siin. Peaaegu. -10 ja 0 on siin. noh. mingi siuke elajas. see on nüüd sirge S. nii, tõh. 0 ja 14. ja siis 4,7, 2, 3, 4 siin. nii, see on tõh. Usud või?
ja siis võh-täht. F-täht. Sakslased ütlevad väike või see kuradi. V-täht on F-täht. Nii, kus ma olen nüüd? 0 ja 1/4, kus see on siin? Ei oota, seda ei saagi märkida, see on nii väike siin. Polegi võimalik märkida. oota, kas on 0,25 võib võtta, on ju? Jep. Tegelikult ma ei saagi seda märkida siia, mul ei ole nii pikk, nii väikest kuradi. Ühte neljandikku tegelikult ei ole näha siit, aga noh, täna on selline päev. Ikkagi keskmisest kehmem päev täna. Nii, ja see on võh-täht. Okei, siuke kujund tekkis. Nurkade suurused on vaja leida. Okei. Et siuke lugu siis, et me teeme need, ma panen siia S-i ja oota, mis see on nüüd? See on S või? Panen siia noolekesed, muidu ma ei saa ise aru enam, kus ma olen. Et S-i ja tõhhi lõikepunkt on A näiteks. Ja siis tõhhi ja V lõikepunkt on B. Ja siis S-i ja V lõikepunkt on C. Et me leiame need lõikepunktid ja siis nurgad ja pindalad teed ise. See on kodune siis. Ok või? Ma arvan küll. Et see kodutöö on mis ta on siis number, mis kodutöös on 4 või? Ei. On 3. 3 ei no 4, meil oli 2 tükki koos. jaa, õige jah. Ta läks nagu 2 kirja, jep. See on nüüd 3, 9, 5 teine punkt ja 3. punkt. Teisest punktist teeme nii palju ära praegu siis koos, et teeme need, leiame need lõikepunktid. Nii. Praegu tahad küsida midagi teha? Praegu on suht siuke põhikool see ülesanne. Jah. Või mis? Jah. Kas päriselus läheb ka vaja sirgevõrrandi leidmist või? Ei. muidugi. Piima järgi on, jah. No näed. Siis tuleb õppida. Okei, A punkt A, jah, S ja tõh või? No sa panid video kinni nüüd või? Miks? Lihtsalt. Ei pannud veel. Oota natuke. Leiame need lõikepunktid ära. Okei. See on mingi anekdoot juba on sul varuks või? Ei, no ei tea jah. Oota kohe, teeme ära selle ja siis. Issand, Joosep anekdoodid. Ma ei ole. No küsi. Ühesõnaga, kuidas sa leiad 2 sirge lõikepunkti, mis see loogika on? Teab keegi või? Mis asi? Kes? Mis sa ütlesid? Kes mida ütles? Sina. 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 Sa ütlesid sina. Päev pole. +4. Sa pead panema need 2 sirget süsteemi, siis sa saad nende lõikepunkti. Ok või? Ok. Nii, see Y, mis meil siin on avaldatud, see tõhist, selle asendad, näe, siia paned selle sirge S võrrandisse ja siis saadki X koordinaadi kätte. Teeme selle ära helikiirusel nüüd. Nii, siin korrutad risti, tšiki-pliki ja käes, jah? Jah. Nii, punkt B. Kohe ma hakkan lahendama ka neid, aga punkt B oli nüüd tõh ja V või? Tõh ja V, kus V on? V on selline. Nii, see oli V, jah? Nii, see on V.
mis ma ütlesin nüüd? Jube kehva on teha ülesanded, kui mälu ei ole. Tõh oli, tõh on see. Nii et lapsed, teile siit väike ettevaatus abinõu, et kui liiga palju matat teed, siis kaob mälu ära. Jah. Ma ei tea, kas see tasub seda piima ostmise nimel seda matat elus hoida või? Pigem mitte. Jah. Nii, see Y läheb nüüd siia esimesse võrrandisse ja siis saad sellise ilusa võrrandi siit. Ja kui mul X on käes, kus ma Y-id leian? asendad X-i Asendan X-i sinna, X-iga. jah, sinna Y võrrandisse, kus ma selle Y sain, eks sinna asend. jah. Nii, 2 võrrandit on vaja ära lahendada, saad X-id kätte, nii et see on siis no paneme siis huupi, et peaks olema selline, see on S nüüd või, S peaks siin S kus ma olen? Mis tähed need on nüüd? S ja V. S ja V, jah. Nii, siin nüüd on siuke lugu, et meil ei ole ühtegi tundmatut avaldatud, aga me saame teisest võrrandist avaldada X-i väga lihtsalt. X on seal selline. Siis panen niipidi 1 miinus 4 Y kit või kutt. Y kutt. Nii, ja selle X-i panen siia esimesse võrrandisse nüüd. Ja seekord saame enne siis kätte hoopis Y-i. Nii, need lahendad ära, saad punktid kätte korras või? Okei, tupsu taada siis. Tupsu taada.